Sinu domeen on sinu internetikodu. See on vaid sinule kuuluv aadress. Selle järgi leiab internetist üles sinu virtuaalse kodu. Näiteks ajalehe Postimees internetikodu asub domeenil postimees.ee. Varem jagas riik soovijatele domeene tasuta. .ee lõpuga Eesti rahvusdomeene said kõik võrdselt. Iga ettevõte sai ühe. Eraisikutele jagati aga prii.ee lõpuga kodanikudomeene. Samamoodi igale kodanikule üks kodanikudomeen. Tänaseks on riik domeenide haldamise loovutanud erakätesse. Selle sai ilma konkursita Eesti Interneti Sihtasutus. Kõik eraõiguslikus organisatsioonis toimuv on ärisaladus, midagi ei avalikustata. Varem tasuta olnud domeene jagab sihtasutus nüüd suure raha eest. Ka senistel omanikel tuleb iga domeeni eest maksta ligikaudu 22 eurot aastas. Juhid ütlevad, et hind on kulupõhine. Me ei tea, mille peale raha kulub. Me peame neid usaldama. Tööle on võetud vanu sõpru. Väidetavalt on makstud poole kohaga töötavale IT-mehele ligikaudu 100 000 krooni preemiat. Selle eest olevat tema oma naisele motika ostnud. Juhatuse esimees käis sihtasutuse rahade eest koos klassiõega Kolumbias tööreisil. Vaadates konverentsi fotosid, ei leidnud me noorpaari mujalt kui ainult ühelt ürituselt. Seal jagati neile tasuta särke. Täna nõuavad internetis 945 eestlast ühiselt Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse tagasiastumist. Nende hulgas on paljud Eesti IT-pioneerid. Inimesed, kes oma kätetöö ja palehigiga on tänasele tugevale Eesti majandusele aluse pannud. Tule tutvu probleemiga lähemalt aadressil www.kogukond.org ja vaata, mida saad sina teha ausama ja õiglasema Eesti interneti nimel.